võistlused on juba siin käinud, ehk siis sprindid. Meie sõidud hakkavad siin lõunas pihta. Kasper sõitis esiveo sprinti ja tuli 3. kohale. Autoga käisime nüüd juba siin tehnilises komisjonis ka ära enda omaga. Ja saime ilusti läbi ja nüüd ootame esimest ajasõitu. Teile tegelikult sai siin trenni ka käidud tegemas, et sõitsime alla 40 sekundi siis ringi ajaga, ehk siis 39 midagi sinna peale. Et väga ideaalne, et see oligi mu eesmärk, et alla 40 ikkagi siin sõita ja suhteliselt stabiilses tempos ka, et ikkagi sinna samma auku kogu aeg. Nädal aega sai siin mõeldud, et minna 16 tollise peale. Et viimase hetke otsus oligi, et sebisime endale 16 tollised, et seda sai ka siin proovitud paar ringi, aga ei olnud päris see. Läksid alla ikkagi 15 tollised ja sellega need head ringiajad hakkasid tulema ka. Ega ma väga palju siin trenni teinud ka, mingi 12 ringi sõitsin. Aga jaa, nüüd ootamegi siis oma ajasõitu ja siis vaatame, kuidas meil see läheb. Üle raja ready to race tuleb ja kohe saab teiega lõpuks. Kui valid siis sõitu juurde, mis Jokerid jäetakse siin täna suht viimase rundi peale, mis on väga sellest kes 3. positsioonil praegu sõidavad, see tahe siin nii palju toimunud, et ei ole jõudnud filmida siin. Aga ajasõidu sõitsime ära, tulime teiseks. Ja 2 eelsõitu on ka nüüd sõidetud. Seal tulime esimeseks, mõlemad eelsõidud on siis võidetud.
ja nüüd ootamegi finaali siin. Kuidas läks see? Normaalselt või? Võiks parem minna. Kaspar on B-finaali stardib esimesena, jah? Jah. Aga siin jah, tõesti on liiga palju tegemist olnud, et ei ole lihtsalt jõudnud siin filmida. Vahepeal tõstsime refid ka ümber, et tegelikult need refid saavad ikka päris julmad saavad vatti, et noh, ideaalis tahaks isegi muidugi slikiga sõita, et oleks mingitki sõidumõnu, aga noh, tuleb leppida sellega. Vähemalt on võrne, kõigil samad tingimused, parumiga sõidame siin kõik. Ja vaatame siis, teeme uue video siis peale finaali. Nii, Kaspar, B-finaal sõidetud. Auto on katki, mis juhtus? Stardis läksin ja ma ei saanud kolmanda käiku saanud sisse. Ma ei tea, ma saan kolmanda käiku, aga ma ei saanud sisse seda. Siis tulin ja soe tuli ette mulle. Pidurus ja ma kogemata mind tahan, siis see läks välja. Siis põhimõtteliselt enam midagi. Nüüd püüsin nii palju kui sain ja... No selles suhtes hoog oli tegelikult ju hea, et välja arvata nüüd see käigu apsakas, mis nüüd oli, ja 3 tükki sai kahjuks sai 3 tükki sai ainult ja kahjuks finaali, et Kaspar jäi täpselt 4. Siis meil on garaažikaaslane Joonas Mõtsar ka, räägi siis, kuidas läks? Ma ütlen B-finaali 3. Start läks suhteliselt hästi S-kurvini. Oleks halvasti läinud, oleks ma arvan äkki isegi kõrgemal olnud, aga oletada pole mõtet, tegutseda on vaja. Ja nüüd on A-finaal ja peab Kevini ära tegema lihtsalt. Muud eesmärki pole, et Kevinit peab võitma. No vaatame. Tegelikult kõiki teisi ka, et Essa kohta oleks ikkagist, mida tahaks jahtida. Ta ei pohku karikat. Üks on olemas juba. Jah, Joonas sõitis samamoodi sprinti nagu Kaspargi, et Joonas tuli teiseks. Eks vaatame siis, paneme kaamera uuesti käima, kui A-finaal sõidetud on ja...
tuleb 4. Vaata seda tegemata, ma ei tea küll. veel mõned kurvid. aitäh! oi jah, ma ei tea, start oli sitt või? jah. samad vennad lihtsalt tulid ja nad vees. Sihuke nii ja naa oli. Aga vähemalt 3. Kevin Alli. Sander Järvela. Ära ei lasknudki, vaja ära juua ikka see võru. oleme võistlustelt siis tagasi jõudnud. seal oli lihtsalt nii toimekas ja nii kiire ja pime oli ka, et see filmimisega paraku jäi sedasi. aga jah, finaalis tulime 3. koha karikaga tagasi. kindlasti mitte sihuke tulemus, mille järgi me sinna läksime. Ma ei tea, stardivideoid vaatad siis kuidagi, ma ei tea, start nagu oli see isegi nagu ideaalne. Ma ei tea, mille taha see nüüd jäi. aga jah, sinna koos me karjakesi siin esimesse kurvi läksime, lihtsalt ei mahtunud ära, ja nüüd ma ei teagi, kuidas meil nüüd see üldtabelis on, et kuna jah, siin vahepeal päev on lihtsalt nii pikk olnud ja ühel kaameral sai siin aku tühjaks. aga jaa, rääkisime siin punktitabelt hetkel ei tea. kindlasti mõne korra koha tõusime. Varasemalt olime ju enne tänast etappi olime 9. 22 sõitja hulgas siis. Et üks esimene etapp jäi meil ju vahele. Aga nüüd ongi. Täna oli meil 4. etapp. 5. etapp tuleb alles augustikuus, mis on nagu natukene ajuvaba, et nii pikk paus tuleb sisse siin vahepeal. Mõned mõtted ja plaanid on siin vahepeal midagi muud sõita. Aga mida? Ja kunas ja kus? Seda siin vaatame jooksvalt, et mõned mõtted ja plaanid on. Et vaatame siin siis. Et praegu sellest siin rääkime äkka, et jääge ootama lihtsalt uut videot, pange like, subscribe ja näeme juba siis uute tegemistega. Tšau!